hoiame kaamerat ülevalpool, siis ta 10 aastat noorem kohe. Nii. nii, vot nii on pärast. Et party nagu rikkuja või biorikkuja või tujurikkuja, nagu sa saad öelda, eks ju. Et miks te suured pühakud ja noh, Jumal ise oma sõnumiga rikute meie pidu siin materiaalses maailmas, eks ju. Miks te räägite asju nii, nagu nad tegelikult on? Ja tegelikult kui selle biorikkumise ja tõe rääkimisega on niimoodi, et see lihtsalt ennetab suuri ahastusi ja jamasi, mille peale me jälle astume nende rehade peale. Aga noh, ma saan aru, et iga äärmus on halb, et noh, et ütleme, et see saa ju minna esimese klassi lapse juurde öelda, et kuule, sa oled ju loll eesel, et näed, ruuter 3-st on ju nii, noh. Laps ei saa aru midagi. Laps tahab vasta armastust ja meie samamoodi, eks ju, et vedades on ka reguleeritud vaimne elu ja reguleeritud vaimse elu areng läbi distsipliini, läbi iseloomu puhastamise, läbi uute harjumuste sissevõtmine. Et noh, me oleme sellest rääkinud, et vanad harjumused las nad olla, vanad madalad omadused, eks ju, lihtsalt võtame läbi hea suhtlus, läbi heade loengute, läbi palve, läbi looduses käimise, noh, läbi ilusate ja vaimsete transcendentaalsete asjadega läbi selle kokkupuute, lihtsalt vaikselt peale nagu seda kvaliteetset materjali. Ja noh, veedatus öeldakse ka, et noh, meeleline nauding, et me ei ole need kehad ja me ei ole need meeled, et kui sa nagu läbi selle üritad seda maailma nagu nautida, see hing on hoopis teisest materjalist, ta on nagu Ladini Shakti, eks ju, hoopis teisest Jumala energia siis kategooriast, eks ju, et noh, see nagu võtad selle kardina, ma olen seda kunagi teinud ka, et issand kardin, nii mõnus peeme kardin. No 5 minutit, 10 minutit, noh lõpus tüdineb ära, see on see tüdimuse seadus materiaalsest maailmast, ükskõik kui hea asi on, mõistus petab ära, et väga hea asi, aga noh, ma juba harjusin sellega, et see asi on meil seal veel parem, eks ju. Noh, ühesõnaga igast sellised püünised, keha samastamise ja meelte püünised ja pühakud ja need on lihtsalt nagu arstitädid, eks ju, nad tahavad lihtsalt head meile. Et me noh, kuskilt kuristikust alla ei kukuks ja need kehas ei vahetaks ja surm, sünd, vananemine, haigust, iha, viha, kadedus, et sellest rattast välja saaks, eks ju. Et sellepärast nad on nagu biorikkujad, aga nad pakuvad asemele, mitte et ei riku pidu, ütlevad, et noh, et kuule, unusta ära, et sa üritad läbi pere, läbi positsiooni, läbi ilu, läbi selle kehalise ilu, läbi kuulsuse, läbi kehalise jõu, läbi külluse, nagu üritad seal nagu seda lüpsta, no sul on olnud 1 miljon elu, oled proovinud seda igast variante, eks ju, südames on ikka suur must auk, eks me pakume sulle paremat paardit, hinge igavest paardit, paardi koos Jumalaga, noh. Jumal, kes on loonud, näed, et noh, nagu ma olen rääkinud alati, et loodus on elus, looduse taga on, eks ju, see imeline elus olend, kes on sulle võimaldanud ja praegu võimaldab igat asja, igat elu aspekti. Ja lihtsalt noh, väike tänutunne ja väike märkamine, noh, aga noh, see võtab kõik aega, siis see transformatsioon käibki step by step vaikselt niimoodi. Vaikselt puhastume, noh, oleme nagu mina praegu kriiti pühendunud nagu materialistid, eks ju, kehaliste ja meelte igaste impulside orjad, aga üritame vähemalt pühitseda toitu, eks ju, kui ma olen kõhuhori, siis üritan vähemalt tervislikku toitu süüa, eks ju, et noh, läbi selle, eks ju, pühitseda, eks ju, see pühitsemine on eraldi teema, no vähemalt tänada, eks ju, siis saad aru, vägivalda vähemalt toidus. Noh, üritad nagu nad kõiki elukvaliteete samamoodi edasi elada, noh, seksuaalelu samamoodi, kõik me oleme nagu noh, kehalises kontseptsioonis nagu kuulge, no siis seda ka püüad reguleerida, et päris ei ole nii vasakule ja kõik ja paremad ja lapsed ja naised ja mehed ja kõik segamini ja loomad ja kuidas seal tänapäeval on surnud ja nukud ja kõik, et noh, püüame seal nagu kontrollida natuke. Parem on ikka oma kallimaga vaata, et seal noh, vähemalt nii paljugi, eks ju. Noh, igast aspekte nagu püüad nagu vaikselt nagu puhastada. Ja olla nagu aus iseenda suhtes ja õppida ära, kuidas siis see areng on, see transformatsioon, et lõplik eesmärk paika, aga muidugi me ei saa üle varju hüpata ja noh, kõigil on nii ja mul on ka vahest nii, et kui nagu liiga palju kuulad nagu, et umbes, et noh, selles mõttes kuulad, vaata mingi puhas pühendune räägib, kes on nii kõrgel levelil, et noh, 24/7 ainult mõtleb, kuidas teisi teenida, kuidas teisi aidata sellest surmasünni-tsüklist välja, eks ju, paneb askeese, noh, sa vaatad lihtsalt mõtled, et noh, ma ei tea, tubli, ma aplodeerin ja kummardan ja ülistan seda pühendunut, aga noh, tuju läheb ära, noh vaatad iseennast, eks ju. Endal on ka võib-olla mingid fanaatilised hetked olnud, kus sa oled ka säranud, no ise uskud, et ma olen ka puhas pühendunud, 24/7 nagu palju asju teinud. Aga noh, siis see nagu reaalsus loksub paigale, saad aru, et sa oled veel kehalises ja meeles kontseptsioonis, siis seda tuleb reguleerida väga arukalt ja veedad seda õpetavad, eks ju. Et sa ei pea loobuma
peost ja paartist, aga sa oled paarti kvaliteeti üritama step by stepilt muuta, et kui sa jõid ennem 2 viina, siis tänasel peol nüüd 1 viina, eks ju, kui sa sõid ainult šašlõkki, siis sa püüad nagu väikse salati ka juurde võtta ja lõpuks see transformeerub nagu vaatad, oskad grillida ka ilma, et sa peaks loomi tapma, mingeid teisi grilli asju, eks ju. Ja alkohol muutub sujuvalt mahlaks, eks ju, siis sa pühitsed veel seda mahla, ja nii edasi, teate küll, kus süsteem käib. Nii et keegi ei taha pidu rikkuda, lihtsalt pidu tuleb transformeerida transcendentaalseks paartiks.